Uskmatu kirjad. Poeg maadleb isa küsimustega kristluse kohta. Autor Dr. Gregory Boyd ja Edward Boyd. Inglise keeles tõlkinud Aili Roosimaa. Pühendus. Armsas mälestuses Gregory Boydist. Edward Boyd elab Lake Placidis Florida osariigis. Tal on 6 last, 15 lapselast ja 9 lapselapselast. 35 aastat töötas ta Uniroyal Tire Company's müügikorraldajana. Pärast aastaid kestnud gnostitsismi sai vanahärra Boydist 73-aastaselt kristlane. Gregory Boyd on teoloogiaprofessor Bethel kolledžis St. Pauli linnas Minnesota osariigis. Ta sai bakalaureuse kraadi Minnesota ülikoolist, teoloogia magistrikraadi Dave Divinity koolist ja teaduste doktorikraadi Princetowni teoloogilisest seminarist. Ta on ordineeritud vaimulik ja jutlustav pastor Woodland Hills koguduses St. Pauli linnas Minnesota osariigis. Ta on kirjutanud 3 raamatut ja mitmeid artikleid teoloogilistel teemadel. Ta on abielus Shelley Boydiga ning tal on 3 last. Eessõna. Erakordselt intelligentne, äärmiselt skeptiline, väga tugeva tahtejõuga ja 70 aastat vana. Kes võiks olla veel ebatõenäolisem kandidaat pöördumiseks kui minu isa? Ta ei andnud mulle palju lootust. Mu isa ei näidanud kunagi üles avatust evangeeliumi suhtes. Tal oli vaid põlglikkus kiriku vastu ja ta väljendas valjuhäälselt oma vaenulikkust inimeste vastu, keda ta kutsus nii-öelda uuesti sündinud tüüpideks. Need mõned vestlused, mis meil 14 aasta jooksul kuni kirjavahetuse alguseni olid olnud, olid kõik veidi ebamugavad. Väga lühikesed ja täiesti viljatud. Ausalt öelda olin ma loobunud mõttest, et mu isa võiks päästetud saada. Siiski, 1989. aasta märtsist alates tundsin ma issanda juhtimist, et proovida veel kord oma isaga kristluse usku jagada. Seekord mitte näost näkku vestluses, vaid kirjavahetuses. Ma pidasin silmas pikaajalist dialoogi, milles me kõik oma kaardid lauale paneme. Ma annaksin temale võimaluse esitada kõikvõimalikke vastuväiteid kristluse kui tõe kohta ja tema annaks minule võimaluse vastata vastuväidetele ja rääkida oma kristlusse uskumise põhjustest. Ausalt öelda, alguses ma arvasin, et sellest ei tule midagi välja. Aga mida oli mul kaotada? Minu üllatuseks võttis isa minu kutse vastu. Peaaegu 3 aastat ja 30 kirja peale meie kirjavahetuse algust tegi Edward Boyd 1992. aasta 15. jaanuaril Jeesuse oma elu issandaks ja päästjaks. Mitmel põhjusel tunnen ma meie kirjavahetuse avalikustamise vajadust. Esiteks, on suur hulk kristlasi, kellel on sarnaselt minuga uskmatuid lähedasi. Mõned neist lähedastest on ehk sama ratsionaalsed, skeptilised ja näiliselt nii-öelda lootusetud, kui mu isa oli. Mu palve on, et minu ja mu isa vaheline kirjavahetus võiks olla kasulik mitte ainult lootuse allikana, vaid ka infoallikas minuga samasuguses olukorras olevaile usklikele. Minu isa küsimused ja vastuväited on need küsimused ja vastuväited, mida uskmatud kõige tihemini kristluse kohta küsivad. Teiseks, see dialoog võib olla abiks usklikele, kes tegelevad oma usu mõistusliku alusega ja abiks uskmatuile, kes sarnaselt minu isaga kristluse tõepärasuse üle mõtisklevad. Kuigi meie kirjavahetus ei paku kaugeltki ammendavat kristluse usu kriitikat ja kaitset, katavad minu isa terased küsimused pea kõik olulised vastuväited
ja kutsuvad kaalutlema pea kõikide oluliste küsimuste üle, mis kristluse poolt räägivad. Lõpuks, ma usun, et käesolev kirjavahetus võib olla abiks apologeetika ja isikliku evangelismi õpilastele. Liiga tihti näeme apologeetikat kui nii-öelda elevandiluust torni, mis ei pööra tähelepanu sellele, mis tegelikult evangeeliumi kuulutamisel toimub. Tihtipeale me oletame, et vastuvõtjad kristlusele on tegelikult moraalset ja mitte intellektuaalset laadi. Patused vajavad jutlustamist, mitte põhjuseid. Minu lootus on, et see dialoog võib hakata seda müüti kummutama. Loomulikult on uskmatu usu tõrjumises ka vaimulik tasand. Ja mõistuslikest põhjustest endist ei piisa inimese pöördumiseks. Alati on vajalikud ka palve ja vaimulik sõjapidamine. Kuid mingil juhul ei tähenda see, et uskmatute ratsionaalsed takistused usu suhtes ei ole ehtsad ja et usklikel pole vastutust teada ning jagada oma usu mõistuslikke aluseid. Piibel paneb usklikele selle vastutuse. See kirjavahetus näitab selgelt, kuidas uskmatu vastuseisus kristlusele mängivad üheaegselt rolli nii vaimulikud kui ka intellektuaalsed tegurid ning kuidas inimene võib mõlemale küsimusele samaaegselt vastust otsida. See näitab, kui praktiline ja efektiivne võib apologeetika olla. See on näide Jumala intellektuaalsete kaalutluste kasutamisest inimese südame puudutamiseks ja selle muutmiseks, kelle mõistus ja süda olid varem evangeeliumi valgusele vastuvõtmatud olnud. Ning lõpuks, see kirjavahetus on tunnistus järjekindla armastuse ja ausa suhtlemise muutvast väest evangeeliumi jagamisel. Ehk peaks veel paar sõna kirjavahetuse kohta ütlema. Oma isaga ning käesoleva raamatu avaldajatega oleme püüdnud edasi anda meie kirjavahetuse nii algupärasena kui võimalik. Teatud toimetamise töö oli vajalik selguse ja korrastuse eesmärgil. Näiteks algne kirjavahetus ei kulgenud nii temaatiliselt kui siin raamatus. Kuid me oleme säilitanud võimalikult palju algset sõnastust. Näiteks ei püüdnud me enamasti minu isa keelepruuki nii-öelda puhtamaks teha, sest me tundsime, et see vähendaks meie dialoogi ehtsust. Me vabandame lugejate ees, kelle jaoks see solvav on. Täpselt samamoodi, ehtsuse huvides, säilitasime minu piibli üsna vaba tsiteerimise viisi. Täpsed tsitaadid on võetud New International Version piiblist. Ma tahan väljendada oma tänulikkust kõigile, kes on aidanud kirjavahetusel raamatuks saada. Ma hindan sügavalt oma 1992. aasta apologeetika tudengeid Peetelis, kes on lisanud oma taiplikke kommentaare ja soovitusi käesolevale kirjade kogumikule. Mul oli hea meel nendega jagada minu isa pöördumise rõõmu selle kursuse ajal. Minu tänu kuulub ka varasemate apologeetika kursustest osavõtjatele nii Bethel kolledžis kui Open Door koguduses, kes jagasid minuga oma mõtteid isa erinevaid kirju lugedes. Ma olen loomulikult ülimalt tänulik oma isale, et ta oli meie dialoogile avatud ja valas nii palju oma mõtteid, tundeid, aega ja elu meie kirjavahetusse. Tema ausus, ehtsus ja nii-öelda rumalus jätta, suhtumine jätab väga värskendaval viisil läbi terve meie kirjavahetuse ning ma tänan teda selle eest. Samuti tänan ma oma isa, et ta lubas mul algusest peale oma kirju tudengitega jagada ja nüüd kogu kirjavahetus teile avalikuks teha. Ja lõpuks, me mõlemad isaga väljendame oma sügavaimat tänulikkust meie issandale Jeesusele Kristusele. Meie mõlema elu tõestab, et tema arm on tõesti võrratu. Meie palve on, et see kirjavahetus võiks mingil viisil olla abiks teiste inimeste
vahel ehk lootusetuks peetute toomiseks selle nii-öelda võrratu armu sisse. Doktor Grigori Poid. Esimene kiri. Kutse isale lootuses. 10. märts 1989. Kallis isa. Ma loodan, et sinul ja Jeanil on kõik hästi seal päikeselises Floridas. Kui mitte arvestada väikest gripipisikut, mis meie majas ringi käib, siis kannatame päris hästi veel ära Minnesota, väga pikale veninud talve viimase staadiumi. Kuid kas kevad kunagi saabub? Mul on midagi, mis võib sulle huvi pakkuda. Eile kutsus Minnesota moslemi keskus mind avalikult debatti pidama ühe väga tuntud moslemi teadlasega. Debatt toimub Minnesota ülikoolis ja teemaks on kolmainsus. Võib-olla tegin rumalasti, aga ma nõustusin. See mees on professionaalne väitleja, kelle akadeemilised saavutused on peaaegu entsüklopeedilised. Ma olen veidi ärevuses, kuid ka põnevil taolise võimaluse pärast. Debatt toimub 13. aprillil. Nüüd jõuan ma oma kirja peamise põhjuse juurde. Nagu sa tead, õpetan ma siin Peeteli kolledžis apologeetikat. Apologeetika tegeleb kristluse usu kaitsmisega vastuväidete ees, mis mittekristlastel olla võivad. Samuti esitab apologeetika positiivseid põhjuseid kristluse tõepärasuse uskumiseks. Akadeemilise külje pealt on apologeetika minu esimene armastus. Minu aprillis toimuv debatt moslemist teadlasega on harjutus selles vallas. Mida sa ei tea, kuna ma pole sulle seda kunagi öelnud, on see, et apologeetikaga tegelemise eest olen ma sinule tänuvõlgu. Ma tahan sind selle eest tänada. Kui ma umbes 14 aastat tagasi kristlaseks sain, olid sa õigustatult minu pärast mures, et ma olin ennast sidunud mingisuguse mõistuse vastase sektiga. Tuli välja, et sa ei eksinudki omal ajal väga. Seega esitasid sa minu usu kohta pidevalt küsimusi ja vastuväiteid. Mulle see tol ajal väga ei meeldinud. Aga praegu meeldib küll. Ja ma armastan sind selle pärast. Sa sundisid mind tõsiselt ja kriitiliselt mõtlema, mida ja miks ma usun. Sinu pärast jõudsin ma apologeetikani. Siiski, umbes aasta pärast lõppesid meie vestlused kristluse teemadel. Ma arvan, et sa muretsesid vähem, sest minu usk sai küpsemaks ning vähem nii-öelda sektilikuks ja vähem kitsarinnaliseks. Sellest ajast peale olen ma mitmel puhul püüdnud sinuga kristlusest üldiselt vestelda, kuid me pole kunagi sellesse sügavuti läinud. Siit tulenebki minu kirja mõte. Isa, ma väga tahaksin sinuga alustada sügavamat dialoogi põhjustest, miks ma olen viimase 14 aasta jooksul kristlaseks jäänud. Dialoogi alustamise tahte põhjus pole ainult või isegi peamiselt minu armastus apologeetika vastu, vaid see, et ma armastan sind. Ei saa ju süüdistada inimest, et ta tahab tema jaoks kõige väärtuslikumat jagada teisega, keda ta armastab, ja just seda tahaksin ma sinuga teha. Minu usk Jeesusesse Kristusesse, minu kogemus tema päästvast väest ja armastusest on minu elu kõige kallim osa ja ma tõesti usun, et see on kalleim asi, mis võib inimesel siin maailmas olla. Samuti usun ma, et suhe Kristusega on olulisim inimese jaoks, sest ma näen, et sellel on igavikulised tagajärjed. Mulle tundus imelik ja väär, et ma kulutan nii palju aega teiste inimestega kristlusest rääkimiseks samal ajal, kui ma pole seda oma isaga sügavuti arutanud,
kelle mure ja hoolitsus mind sellele alale üldse tõi. Sa oled 70-aastane ja ausalt öelda, mulle tundub, et see on viimane aeg sinuga diskussiooni alustamiseks. Mulle tundub ka õige olevat, et me oma isa-poja suhtes üksteisega oma maailmavaate osas avatud ja ausad oleme. Ma tunnen sind, isa, ja ma tean, et jutlustamine sulle korda ei lähe. Ma püüdsin seda oma esimesel kristlaseks olemise aastal teha, kas mäletad? Usu mind, mul pole mõtteski seda enam teha. Pigem tahaksin ma alustada jätkuvat diskussiooni kristluse üle. Ma tahaksin anda sulle võimaluse minuga jagada kõiki põhjuseid, mille tõttu sa ei ole kristlane, ja ma tahaksin anda endale võimaluse jagada sinuga kõiki oma põhjuseid kristlaseks olemiseks. Kas sa oleksid nõus seda tegema? Ma arvan, et see oleks meie mõlema jaoks vähemalt ergutav ja me õpiksime üksteist paremini tundma. Usu kohta küsimuste ja vastuväidete esitamine, mis iganes usuga ka tegemist ei oleks, on alati hea. Kui usk ei suuda nii-öelda minna tulest läbi, siis pole mõtet sellesse ka uskuda, olgu see siis kristlus või ateism. Niisiis, esitagem üksteisele väljakutseid armastuses. Mida sa selle peale ütled? Siiralt sinu lootuses, Greg.